Kui tee viib kaugele, siis alakuda parimast kohast ja tikupoiss seda ongi. Saade Reporter Võsu seiklused Alaku. Vaata, kas see on suveseiklused, Kristiina? Mina muidugi, tšau, pole nii ammu näinud. Tšau, keda näha? No vot, teate, astusin täna hommikul kaalu peale. Kilo oli läinud, mõtlesin, et tulen tikupoissist läbi, võtan oma lemmiku moonisaia. Õige valik. Aga ma lähen ju vaata lennujaama edasi. Mul on uus saade nüüd, et Võsu Reporteri seiklused, ma lähen Egiptimaale. Päriselt ma tahan ka teada saada, et kas need toonekured sinna lendasid. Mul on kõhti tühi, et ma ei tea, mida siit kaasa haaraks. On see hetk aega? Tegelikult 7 tunni pärast mul läheb lend, aga no selle aja ma leian. Tavaliselt, kui ma lähen lennuki peale, siis ma teen endale mingit heeringa leiba või mingit punapidisalatit või ma ei tea, kas teil on. No nii, aga tegelikult on meil ju uus menüü ja seda me siin praegu ette valmistamegi ja meil oleks täpselt midagi sulle. Tuleme näitan. On sul aega meie jaoks? Mul on aega. No aga lähme. Kui on heeringas ja punapid mängus, sul on alati aega. Lähme. Tegemist on siis meie uue menüü salatiga. See on eestimaine ja seal on kindlasti sulle need õiged Eesti maitsed sinna reisile kaasa. Tobo jumal, ma vaatasin, et see näeb välja justkui üks suur torditükk ja nüüd tuleb välja, et siin on heeringas, punapeed, kõik, mis mulle maitsema peaks. No nii, aga head isu teile. Head isu. Sõbrad, pean tunnistama, te ei valetanudki, et tõepoolest see soolane koogitükk sisaldab nii heeringat kui ka punapeeti ja ega mul ei jää muud nüüd üle, kui rõõmsal meelel lennujaama poole sõitma hakata. Ja meie soovime sulle väga ilusat reisi. Aitäh teile! No nii, kullakene, selle ühe saiakesega sa küll väga kaugele ei sõida. No lennujaamani pean vastu. Kuna sa meil viimati käisid? Kuule, et see võis olla juunikuus või midagi sellist. Siis sa ei teagi, et meil on juba uus kohvi, kas sa seda ei ole ju proovinud? Kus ma siis seda olen proovinud, kui te võtsite mind ennem rajalt maha? Ma teen sulle ühe kaasa. Kuule, ole hea, et siis lööb selle pea selgeks. Lähme. Väga hea, aga paneks natukene magusaka sisse. Ja vaata, meil on kärjemesi seal. No ma näen esimest korda elus midagi sellist. Kuidas te raatsite niimoodi? See on ju kallis kaup. Au, tuleb. Ai. Ma ei taha tulla. Vaatame, kas maitseb ka. Lõhn on küll igastahes isu äratav. Lennujaamani välja värskusega. Ja ega selle ühe saiakese asemel mul on sulle midagi palju paremat. Mõtlen selles. Ära räägi. Kas nagu päriselt? Et sa ikka nädalakese vastu peaks. No, ma tahtsingi öelda, et nädalaks 1, 2, 3, 4. Ühesõnaga, ma jäängi neid saiakesi siin lugema, et nii mina kui operaator Roman, me peame selle nädala vastu. Aitäh teile!
ja tegelikult pole see veel kaugeltki kõik, meil on sulle veel midagi. Jumal hoidku, kui suur see kohver peab mul olema. Ja ma loodan, et see kohver on sul tõesti suur. Et panime sulle siis moonapoti kaasa, et me ikka meeles oleks, on ju. Ja panime sulle kaasa midagi magusat, midagi soolast. Panime sulle kohvi kaasa. Ja panime sulle kaasa tikupoisi tikud. See on nii on. Valgus ka teele kaasa nii-öelda. Väga tore, et sa tulid. Oli väga tore siin näha ja ma loodan, et sul oli meie juures tore. Võtad kõik need mõnusad maitsed sinna Egiptusesse kaasa. Ja tahtsingi seda öelda omalt poolt, et kõik need maitseelamused ja maitsed viin ma Egiptimaale kaasa ja ma luban teile, et kui ma olen kas või ühte toonekurge näinud, siis ma helistan. Tee seda. Suur tänu. Ma ei tea, kas me nüüd kallistada saame, aga õhusuudlus saab teie poole teele. Aitäh! Ja annan sulle see kohvi ka. Suur tänu! Kui veel mahub. Siin tikupoisis on alati tore käia, siit saab kõhu täis, saab hea tuju. Ja ega meilgi muud üle jää, kui liigume lennujaama ja vaatame, milliseks see seiklus meil kujuneb.